tere tulemast Musta kassi taro lugemisse neitsid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 29. juuni kuni 5. juuli. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin müntide kuuega. Müntide kuus on kingituste tegemise kaart. Temal on nagu 2 tähendust. Ta on kas teiste vajaduste rahuldamise kaart, et te annate, teete midagi teiste heaks, annate neile. Aga ta on ka sedapidi kaart, et kui teil endal on vajadus, on see siis tarkus või raha või lihtsalt mingi nõu, et siis küsige nendelt, kes on selles vallas kodus hästi, jagavad seda, oskavad selgelt näha, oskavad nagu vaadata ka seda pikemat pilti, kaugemale tulevikku. Et siis küsige. Muidugi on kergem anda kui küsida. Aga kui teil on selleks vajadus, ma ei tea, siis minge kooli või küsige mõne targema käest, kes on selles asjas väga kodus. Et ega siis küsimine ka häbiasi pole. Siin kõrval on tal mõõkade kuninganna. Mõõkade kuninganna on väga tark naine. Ta on läbinägelik. Kõige rohkem vihkab mõõkade kuninganna petmist, reetmist, ärakasutamist. Samas kui sõber on ta suurepärane, sellepärast et ta on hästi kodus kõikides dokumentides, kõikides projektides, kõikides igasugustes lepingutes. Tema jagab hästi seda seadust, tema näeb selgelt ära kõik, ma ei tea, knifid, mingisugused konksud mõne lepingu juures. Aga jah, teda ei tohiks petta, sest siis te saate tunda tema teravat keelt ja võib-olla ka põlgust. Et ta ei ole naine, kes lihtsalt andestaks, kui tema vastu ollakse ebaaus või siis tema abiga soovitakse olla kellegi teise vastu ebaaus. Siis on siin narrikaart 3. Vaat narrikaart on küll selline uue alguse kaart selles mõttes, et ta ongi tarokaardipaki kõige esimene kaart. Ja see on see julguse kokkuvõtmise koht. Kui Rider-Waite'i taros seisab see narr üleval kaljunuki peal koos oma valge koeraga. Ja tal on vaja astuda esimene samm sellelt kõrgelt kaljunukilt alla. Siis selleks, et seda esimest sammu astuda, on vaja julgust. Kui ta nüüd selle esimese sammu astub, sealt ülevalt põhimõtteliselt kuristikku, siis nagu võluväel tulevad tema jalge ette trepid, mida mööda saab täiesti turvaliselt alla. No põhimõtteliselt lai tee tuleb sinna, mida ennem ei olnud näha. Ta just siis tulebki nagu, seda on võimalik näha siis, kui te teete selle esimese sammu. Ja seda, et teil on vaja valida ja enam edasi minna ei saa, kui valik ei ole tehtud, räägib selle narri kõrval olev mõõkade 2. Mõõkade 2 ütlebki nii, et ei saa edasi minna, kuni te pole oma valikut teinud. Siin all on õigluse kaart. Õigluse kaart minu jaoks tähendab seda, et õiglus pannakse maksma. Kui teil nüüd on mingisugune tülipahandus, vaidlus kellegagi, siis seesama mõõkade kuninganna ja tema all olev õiglus on suurepärane kombinatsioon. Nad mõtlevadki ühtemoodi, et nad täiendavad teineteist. Sest õiglus ütleb seda, et õiglus on teie poolele, see õiglus on mustvalge. Seda ei saa mitte kuidagi teiseks teha. Musta ei saa valgeks rääkida. Ei saa ära osta. Ei saa nagu kuidagi väänata, et nii ongi, et ei ole sedasi, et kellel on rohkem raha ja paremad advokaadid, siis tema võidab kõik lahingud, aga nii ei ole, sest õigluse kaart samamoodi nagu mõõkade kuningannagi tegelikult mitte mingit valskust ei salli. No igal juhul jõuate te kuhugi sellel nädalal või lähitulevikus, sellepärast, et selle õigluse kõrval on karikate 10. Vaat karikate 10 minu jaoks on täielik idüll. Lapsed mängivad, ema-isa vaatavad pealt.
no absoluutselt igal pool on kõik korras. Teil on koduga kõik korras, teil on lastega kõik korras, teil on peres harmoonilised suhted, teil on töö ja rahaga kõik korras. Et see on nagu tõeline idüll minu jaoks, on see kaart selline, et no tõesti, no fantastika. Unelmate elu, ütlen ma, on see sama karikate 10. Ja viimase kaardina on teil siin laual sauade 2. Kõik need 2 on tegelikult valikud ja sauade 2 on nagu, kui teil peas on mingi plaan, võib-olla siis see, ma ei tea, pooleli olev vaidlus või mingi muu takistas seda siiani, et ei saanud oma plaane ellu viia. No võib-olla tõesti keegi üritab teid seal petta või siis teha midagi nagu teisiti, mis teile väga ei sobi ja käibki üks vaidlus. No see võib olla täiesti nii, et ma ei tea, lapsed tahavad maha müüa vanaema maja või vanavanaema maja või midagi sellist. Ja no vaat siis me jõuamegi kohtusse välja, sellepärast et vanaema või vanavanaema pole jätnud testamenti. Tal on võib-olla seal lapsi rohkem kui üks ja võib-olla on nagu see maja või korter või mis iganes see temast jäänud vara ikkagi hinnaline, noh nii ehk naa on hinnaline, kuna ta on ju teie lähisugulase oma. Aga võib-olla et ongi nii hinnaline, et kõik tahavad sealt tükikest saada ja minnakse tülli selle pärast. On tehtud igasuguseid avaldusi, on tehtud igasuguseid plaane, omavahel üritatud läbi rääkida, pole õiget tulemust saanud. Ja on võib-olla tõesti pöördutud kohtusse, kus siis keegi ehk siis teie nagu olete saanud selle õigluse. Ja teil on mingi plaan. Teil on mingi plaan, millele ennem vastu vaieldi, mida ei olnud võimalik teostada. Siis nüüd, kui õiglus on teie poolel, on see teostamine võimalik. Ja seda see sauade 2 siin räägibki, et hakka kohe pihta, enam pole vaja oodata. Et nüüd te saate pihta hakata sellega, mis te plaanisite ja mida teil teha takistati. Või umbes nii saan mina sellest asjast praegu aru. Et luba on antud ja mida kiiremini, seda parem. Vot selline nädal tuleb teile. Jah, päris põnev iseenesest. Teete oma valiku ära, võtate oma liitlased appi ja võtate julguse kokku ja kõik saab kõige paremas korras olema, sest lõpptulemus on ju teil ikkagi see karikate 10, mis tähendab idülli, mis tähendab seda, et kõigu see jama on möödas. Ja nüüd siit on teil võimalik edasi minna. Niisugune lugemine siis, armsad neitsid teile. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.